Siis ma jätkan kohe õppekavaga, mille nimetus on rohelised energiatehnoloogiad. Tegemist on siis sellise õppekavaga, mille täiesti uue õppekavaga ja peaeriala ja see õppekava on avatud Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonnas materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudis. Ja esimene vastuvõtt sellele õppekavale oli siis eelmine sügis ehk sügis 2022. Kuna vajadus selliste spetsialistide järele on Eestis suurem ja eriti Ida-Virumaal on väga nõutud selliste jätkusuutlike energiatehnoloogiate spetsialistid, siis koostöös ettevõtetega sai siis sellele õppekavale loodud eraldi peaeriala, millele vastuvõtt algab sellest sügisest. Ja Tallinna Tehnikaülikooli peamajas on siis programmijuhiks professor Maarja Krossberg-Kuusk ja mina olen siis siin Virumaa kolledžis, ütleme nii, et selle õppekava peaeriala koordinaator. Nii et kui on küsimusi, võib kirjutada otse programmijuhile, aga võib siis ka pöörduda minu poole. Ja nüüd natukene täpsemalt sellest õppekavast. Teame, et Euroopa on võtnud omale ambitsioonika eesmärgiks teha ära siis rohepööre ja olla siis esimene kliimaneutraalne maailmajagu aastaks 2050. Teame, et Eestil on väga ambitsioonikad eesmärgid selles valdkonnas ja Ida-Virumaa on samuti võtnud eesmärgiks olla siis rohepöörde eestvedaja Eestis. Ja olulisemad märksõnad, millele keskendub ka see õppekava ja missuguseid probleeme aitab see õppekava või need spetsialistid, kes sellel õppekaval koolitatakse, lahendada, ongi siis üleminek ressursitõhusale konkurentsivõimele majandusele, puhtale ringmajandusele, taastada bioloogiline mitmekesisus ja kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamine poole võrra juba aastaks 2030. Ja loomulikult oluline see, mis puudutab mitte ainult tööstusettevõtteid, aga tegelikult kõike meie ümber on siis oluline on üleminek keskkonnasõbralikele taastuvenergia tehnoloogiatele. Miks seda õppekava vaja oli? Just nimelt selleks, et Eestis on siis väljatöötamisel, osaliselt juba välja töötatud mitmed siis taastuvenergia võtmetehnoloogiad, mis aitavad siis kaasa üleminekul või rohepöörde teostamisel. Ja seda võib laias laastus vaadata kolmes sektoris. Transpordisektoris, kus esikohal on peamiselt vesinikutehnoloogiad, tööstussektoris, kus on siis nii kasutusel nii vesinikutehnoloogiad kui ka päikese- ja tuuleenergia tehnoloogiad ja ehitussektoris, kus samamoodi on siis rõhk peamiselt vesinikutehnoloogiatel, päikese- ja tuuleenergia tehnoloogiatel. Ja selle õppekava eesmärk ongi siis võimaldada siin, kui me räägime, tegelikult räägime üldse tööstusest Eestis, aga ma rõhutan ka siin Ida-Virumaal, miks siin Ida-Virumaal selle õppekava avamine oli oluline ja spetsialistide koolitamine, et siis need töötajad, kes senini on töötanud traditsioonilises põlevkivienergeetikas, võimaldada neile siis ümberõpet ja omandada siis teadmisi roheliste energiatehnoloogiate valdkonnas. Aidata toetada siis nii Eestit kui laiemalt kogu Euroopat rohepöörde tegemises energeetikas ja koolitada siis spetsialiste valdkonna tööstusele, aga mitte ainult tööstusele, vaid ka avalikule sektorile ja tagada ka teaduse järelkasv ehk siis doktorikraadiga inimesed on ka üliolulised selles valdkonnas. Kui me räägime nüüd vastuvõtust Virumaa kolledži õppekavale, siis selle peaeriala nimetus on rohelised energiasüsteemid ja mikrovõrgud. Ja nagu ma juba korra mainisin, on see peaeriala kontseptsioon kokku pandud just nimelt koostöös piirkonna ettevõtetega ja spetsialistidega, kes on andnud siis selle sisu ja soovitused, missuguseid teadmisi ja oskusi kindlasti oleks vaja nendel spetsialistidel, kes selle õppekava lõpetavad.
Ja nüüd ma keskendungi sellele peaerialale. Eesmärgiks on siis anda ülevaade kaasaegsetest energia- ja ühendenergiasüsteemidest, nende juhtimisest, nende talitusest, anda ülevaade samamoodi uudsetest salvestustehnoloogiatest ja kuidas need tehnoloogiad saavad integreeritud energiasüsteemi. Kindlasti on meil selliseid õppeaineid, kus saab tutvustada siis digitaalsete ja tehisintellektil põhinevate lahenduste rakendamist erinevates energiasüsteemidest, ülevaade ja teadmised uudsetest innovaatilistest roheenergeetika ja tarkvõrguseadmetest ja kuidas neid lahendusi rakendada ja kasutusele võtta ja ülevaade uue põlvkonna materjalidest energia muundamisel ja salvestamisel. Oluline koht nii selle magistriõppekavas kui ka tegelikult ka teistes magistriõppekavades on ka erineva tööstussektori äriprotsesside toimimisel, aga selles õppekavas ka energiasektori ökonoomikaga tutvumisel, kuidas seda planeerida ja kuidas kujundada vastava sektori arengustsenaariumeid. Siin te näete selle õppekava struktuuri. Õppekava on siis 2-aastane, nii nagu ikka magistriõppekavad, kui läbida nominaalajaga. Ja siin te näete, see on selline lihtsustatud struktuur, et oleks enam-vähem aru saada, kuidas see aastate lõikes see õppekoormus kujuneb. Iga semester tuleb siis koguda 30 ainepunkti ja kuna kõik õppeained on 6 ainepunktised ained, siis see tähendab seda, et 5 õppeainet semestris. Ja viimasel semestril ehk 4. semestril keskendutakse siis lõputööle. Kõik Virumaa kolledži õppekavad, nii rakenduskõrghariduse õppekavad kui ka magistriõppekavad tegelikult viiakse läbi koostöös ettevõtetega. See tähendab seda, et lugema tulevad loenguid ettevõtete inimesed, kindlasti mitte tervet õppeainet, aga just nimelt selliseid olulisi teemasid, kus ettevõtete inimesed on selles valdkonnas kõige tugevamad eksperdid. Aga ka kõik sellised projekti- ja probleemipõhised õpped on seotud ikkagi ettevõtetega ja kui te juba töötate kuskil vastavas valdkonnas, siis te saate seda projekti või probleemi lahendada oma ettevõtte põhiselt ja samamoodi lõputööd saate teha oma ettevõtte põhiselt. Kui te töötate kuskil mujal valdkonnas, siis tegelikult me saame koos ettevõtetega püstitada probleemi ja aidata neil lahendada. Või tegelikult siin on võimalik täiesti vabalt toetada ka kohalike omavalitsuste ees seisvaid probleeme. Me teame, et see energeetika valdkond on väga aktuaalne ka kohalike omavalitsuste seas, tegelikult ka tavainimeste on palju küsimusi selles valdkonnas, nii et kindlasti saab siit hästi palju erinevaid projekte. Ja nüüd natukene, kuidas seda skeemi lugeda. Nüüd võrreldes Tallinna Tehnikaülikooli peamaja peaerialaga on siis erinevus selles peaeriala plokis. Ehk see on nüüd see plokk, mis siis ülemine veerupäis on märgitud sinisega, kus on kirjas siis rohelised energiasüsteemid ja mikrovõrgud. See on see plokk, mis eristab Virumaa kolledži peaeriala Tallinna Tehnikaülikooli peaerialast. Ja siin on siis meil ette nähtud 5 ainet, aga ma nendele keskendun kohe natuke hiljem. Ja need on kõik kohustuslikud ained. Tegelikult sellel erialal on kohustuslikke aineid päris palju ja sisuliselt need kollasega ja kõik halli ja sinisega märgitud õppeained on kohustuslikud ained ja need kollasega märgitud ained on siis valikained. Et tegelikult lisaks siis nendele 3, mis praegu meie välja pakume, on teil võimalik veel teha või valida valikaineid. Hetkel oleme välja pakkunud kohe 1. semestril ehk kohe sügisel sellise õppeaine nagu äriprotsesside juhtimine. Ja ütlen kohe etteruttavalt, et seda sama ainet me õpetame kõikides magistrikavades, mida teile ka nüüd järgnevalt tutvustatakse. Ja see on oluline, kuna just nimelt ettevõtete soov on see, et meie magistrandid, kes
kas siis lähevad tööle ettevõtetesse või töötavad tööstuses, et nad tunneksid natuke neid äriprotsesse, et neil oleks ettekujutus nende protsesside juhtimisest, sest meie lõpetajad üldjuhul saavad kas keskastme juhtideks või tippjuhtideks. Nii et kindlasti sellised teadmised on olulised. Nii, ja alustame sellise ainega nagu teadustöö alused, kuna magistriõpe eeldab ikkagi teatud teadusmaterjalide läbitöötamist. See on oluline ka teie lõputöö kirjutamisel, nii et esmased alused saate siis selles õppeaines. Edasi teisel semestril on meil siis lisaks peaeriala kohustuslikele ainetele siis termodünaamika, mis on alus selle õppekava jaoks. Aga nagu te näete, on meil juba selline aine nagu projekt 1, nii et juba kevadel te alustate väga konkreetse projektiga, alustate probleemi lahendamisega. Ja siia juurde pakume vabaainena. Vabaaine on siis selline aine, mis ei ole otseselt õppekavas kirjas, aga seda saab vabaainena võib võtta tegelikult ükskõik mis ainet, kas ülikoolist sees või mõnest teisest ülikoolist, aga meie siis Virumaa kolledžis pakume jällegi kõikidele magistriõppe tudengitele sellist ainet nagu projekti juhtimine. Jällegi on seotud see sellega, et tänapäeval on nii palju erinevaid projekte ja sellised esmased meeskonna juhtimise kogemused saab just sellest õppeainest. See on jällegi ettevõtete poolt selline tungiv soovitus. 3. semestril on teil siis jällegi kohustuslike aineteks tehnoloogia ettevõtlus. Pakume teile materjalide uurimismeetodeid valikainena ja projekt 2. Nii et see projekt, kas saate võtta täiesti uue ülesande, uue teema või saate jätkata kevadsemestril alustatud projektiga ja nii projekt 1 kui projekt 2 võib olla sisendiks siis teie lõputöö teemale, lõputöö kirjutamisele, aga see ei ole kohustus ehk lõputöö võib jällegi kirjutada hoopis mingil muul teemal. Nii et valik on suur ja on tegemist hästi praktilise õppekavaga. Ja 3. semestril pakume teile ka väga unikaalset õppeainet, see on alles väljatöötamisel ja selle viib läbi siis meie Virumaa kolledži professor Allan Niidu. On siis elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlus. See nimetus juba ise ütleb, et tegemist on väga aktuaalse teemaga. Ja nagu ma lubasin, ma siis lühidalt siis ülevaadega nendest spetsialiseerumise ainetest. Ehk need on siis need ained, mis teevad meie peaerialast unikaalse eriala ja mis eristub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja peaerialast. Ehk siis materjalitehnoloogia energia muundamiseks ja salvestamiseks. See on siis ülevaade uue põlvkonna materjalidest, nende saamise tehnoloogiatest, energia salvestamiseks ja muundamiseks ja kuidas siis need materjalide valmistamise tehnoloogia mõjutab energia salvestamist. Õppeaine tootmise digitaliseerimine. Siin on võimalik tegelikult õppida koos äriinfotehnoloogia magistriõppekava tudengitega ja teha siis sellist meeskonnatööd, kus siis saab ülevaate, kuidas siis virtuaalreaalsust kasutada tootmisprotsessides, protsesside digitaliseerimisel, virtualiseerimisel, prognoosimisel ja nende protsesside juhtimisel. Ütleme, et selle peaeriala üks selline juuraine või põhiaine on integreeritud energiasüsteemid ja tarkvõrgud, kus siis saadakse ülevaade, oskused ja teadmised, kuidas taastuvenergiaallikaid integreerida elektrisüsteemi ja siin me kindlasti kaasame oma valdkonna eksperte tööstusest ja ka teadlasi. Energiajuhtimissüsteemid. Selles õppeaines saab siis teadmisi lokaalsetest energiaallikatest ja energia jaotamisest. Olulisel kohal on ka selline õppeaine nagu taastuvenergia majandus, jällegi kuhu me kaasame eksperte nii tööstusest, ministeeriumitest kui ka teadlaseid. Ehk siis see on oluline, et mõista selle energiasektori ökonoomikat ja koostada vastavaid arengustrateegiaid, lähtudes säästvate tehnoloogiate rakendamisest tootmises. Ja juba ma rääkisin lühidalt siis valikainetest, äriprotsesside juhtimine ja elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlus.
Ja juba alguses ütlesin, aga kordan üle, et tegemist on siis 2-aastase õppekavaga, mille jooksul te siis kirjutate valmis ka lõputöö. Tegemist on sessioonõppevormiga. See on nüüd üks erisus, mis eristab õppimist Tallinna Tehnikaülikooli peaerialal ja Virumaa kolledži peaerialal. Tallinna Tehnikaülikooli peamaja peaerialal on õppetöö päevaõppes, see tähendab, õppetöö toimub siis esmaspäevast reedeni, aga kindlasti mitte 5 päeva nädalas, tuleb jälgida tunniplaani ja programmijuhi sõnul nad koondavad tegelikult ained ikkagi mõistlikult selliselt, et ei oleks kõik 5 päeva kinni. Aga seda tuleb siis juba konkreetselt vaadata tunniplaanist. Aga toimub siis õppetöö päevasel ajal. Meil Virumaa kolledžis on kõik magistriõppekavad sessioonõppe vormis ehk meil õppetöö toimub siis nädalavahetustel, kaasa arvatud reede. Nii et reede, laupäev, pühapäev üldjuhul 2 korda kuus. Ja jällegi see ei tähenda seda, et kõik 3 päeva on hõivatud, lihtsalt te peate olema valmis selleks, et õppetöö toimub kas reedel peamiselt peale lõunat, ehk siis teie töö peaks võimaldama õppida reedeti peale lõunat, laupäev, pühapäev, jällegi, kellel on vahetustega töö, tuleb jälgida, et siis nendel laupäevadel, pühapäevadel oleks teil võimalus õppida ja teistel tuleb arvestada sellega, et see võtab lõivu teie pereelu ja vaba aja arvelt ja see 2 aastat tuleb panustada õppimisele. Ja kordan veel kord, see on 2 korda kuus, nii et mitte kõik nädalavahetused, vaid 2 korda kuus peab arvestama, et reede, laupäev, pühapäev tuleb õppida. Õppekoht jällegi kõikides magistriõppekavadel on siis Kohtla-Järvel. Ja kuigi pandeemia aeg võimaldas ja õpetas meid kõiki õppima veebis, siis tegelikult kogemus ütleb, et õpingud edenevad paremini, kui inimesed saavad kokku, rühmakaaslased saavad kokku, on võimalik 1-1 suhelda õppejõuga ja tegelikult selline ühtsuse ja meeskonnatunne on ülioluline. See võimaldab ka seda, et te saate omavahel tuttavaks, saate üksteisel nõu küsida, saate meeskonnatööd teha. Et ma selle jutuga tahan viia selleni, et me ikkagi eeldame, et te õpite koha peal, need kontaktõppetunnid toimuvad siin Virumaa kolledžis. Kindlasti on mingid erandid võimalikud, võib-olla mõni õppejõud ei saa ka kohale tulla, siis teid teavitatakse, loeb veebist. Võib-olla me oleme ettevõtetega rääkinud, et ei pruugi ettevõtte tippspetsialistile sobida just see päev loengu lugemiseks, ta salvestab selle loengu ette, siis seda loengut on võimalik iseseisvalt õppida. Aga üldjuhul me kindlasti soovime, et te tulete koha peale. Ja teine asi, mis ma ka praegu rõhutaksin, enne kui ma järgmistele programmijuhtidele sõna edasi annan, on siis see, et te peate endale aru andma, et see võtab tüki teie vabast ajast, teie pereelust. Ja kui te otsustate sisse astuda, siis olge valmis, et te panustate õppimisse, et te panustate oma tulevikku, oma konkurentsivõime tõstmisesse ja suhtute õppimisse väga tõsiselt. Mis veel eristab sessioonõppe päevaõppest? Et kui me teeme lihtsad arvutused, et päevaõpe on 5 päeva nädalas ja 4 nädalat kuus, siis te saate ise arvutada, kui palju siis päevaõppe tudeng õpib. Ja kui me ütleme, et teil toimuvad või kui palju päevaõppijal on võimalik õppida nii-öelda koha peal. Ja kuna teil on kontaktõpet ainult maksimaalselt 3 päeval ja 2 korda nädalas ehk sisuliselt 6 päeval on teil kontaktõpe. Kui te nüüd võrdlete, te näete, et see on tegelikult 25% sellest, mis kohtuvad päevaõppetudengid, mis tähendab omakorda, et kuna päevaõppetudengitel tegelikult tuleb veel sama palju teha iseseisvat tööd, siis teie võite julgelt korrutada need tunnid 4-ga ja saate siis teada, mis on siis see teie iseseisva õppetöö maht, mis teil tuleb teha. Julgustuseks võin öelda, et kõikidel õppeainetel on meil olemas Moodle'i kursused, need on veebikursused, kus on olemas õppematerjalid, nad on ilusti struktureeritud, on näha, millal toimuvad mingid ülesanded, missugused on kodused tööd, ma ei tea, testid, kontrolltööd või muud
tegemised, mis on vajalikud. Nii et see on kindlasti teile abiks. Paneme välja, sõltub õppejõust, aga paneme välja kindlasti, kui on olemas videoloengud. Nii et see kõik aitab teil iseseisvalt õppida, aga te peate olema valmis ikkagi selle päris palju aega sellele pühendama.